Tere õhtust kõigile, Märt siin ja üks moment. Täna räägiks selles mõttes lühidalt ja iga live on kindlasti selles mõttes erinev ja ma tahangi jagada täna sellist moodi, mida ma olen siis nagu teinud selles mõttes. Esimene, ma toon mingid punktid, esimene loomulikult on toitumine. Kui sa soovid kaalust alla võtta, paremat tervist saada, rohkem energiat, toitumine. Sõltub ju, mida sa sööd. Selles mõttes valged suhkrud välja, isegi tegin mõned märkmed, minu jaoks ongi valge suhkur, säilitusained, kui neid vaadates, siis me saame ka aru, et tegelikult enamus toite me ei tohiks süüa. Ongi see, et kus see tulnud on. Kas see on otse talust tulnud või see on poest, sa näedki seda erinevust. Kui ma näiteks poest ostsin nakkliha näiteks või liha näiteks. Toome liha näite. Kui ma ostsin poest liha ja otse talust tuli. Nii erinev ju selles mõttes. Teine ongi töödeldud toit ja samamoodi ka siis valmis tehtud toit, salatid, erinevad asjad. Tegelikult pole raske selles mõttes. Muidugi kui on puhas liha ja kõik see sõltub jälle, kus kohas sa ostad. Kui keegi meil on need väiksed, ütleme, kuidas väiksed, mitte putkad, aga saate aru, kui inimesed teevad ise, valmistavad, see on midagi muud, kui sa lähed, ostad poeletist mingid kananagitseid. Ma olen ka kunagi söönud, aga mis seal sees tegelikult on, ei soovita. Järgmine, kui see on tehtud ja sul on endiselt maguseisu, no ei saa, siis vaata üle, kas sul on stress ja järgmiseks ma soovitaks lihtsalt teha kehapuhastust. Mina teen ise praegu soolestiku puhastust. Ma olen jaganud ka. Siin on see toode. Puhastab väga hästi mu soolestikku. Ma käin rohkem vetsus. Seedimisel väga hea. Stress, liigesed, nahale väga hea. Ja ma teengi oma kuuri 90 päeva. Ja ma olen saanud juba väga head tulemused. Esimese 11 päevaga oli kõhu pealt -10 sentimeetrit. Ja kaalulangus oli 3,4 kilo. Ja see ongi see, mis mul siis seal sees on, et puhastus käib, vetsus käin, ma näen selles mõttes ma näen erinevust selles mõttes, ma oskasin sõnastada, aga kui ma teen oma variant B, siis ma näen, et see on erinev. On esiteks värvid ja kõik selles mõttes ja kuidas see -10 sentimeetrit või jah, -10 sentimeetrit naba pealt, see ongi see, et see kõik jama tuleb välja. Et ma olen ka pikalt teinud kehapuhastust või soolepuhastust ja kui ma tulin 12. veebruar Eestisse eelmine aasta, siis need erinevad söömised ja asjad, see näitabki ära, mis seal siis sees on ja miks ma tegin ka sellise muutuse ja nägin, kus igal pool suhkur on ja nii edasi, et niimoodi sai jätkata. Et kõik need erinevad asjad, nii et toitumine korda, söö tervislikult, söö liha, kala, puuviljad, juurviljad, nii vähe osta poest kui võimalik, on võimalik siis osta otse talust või kui sa ise kasvatad näiteks, siis see on parim viis. Ja kui sa pole kunagi teinud, siis tee soolestikupuhastust, tee kehapuhastust, kõiki sellised, sest eelnevalt 10 aastaid, sõltub inimese vanusest, aga 10 aastaid on mingisugust jama söödud ja joodud. Ja kui pole kunagi tehtud, siis sellepärast on ka igasugused nahaprobleemid. Minul oli kunagi keha, higistad, siis higiaisad, mõtled, et see on normaalne. Ei, tegelikult see ei ole. Mul ei eksisteeri sellist asja. Enam samamoodi hambad ja hamba pesemine 3 korda päevas, see on ju, mis ju sõnastatakse, müüt või? Sellepärast, et kui sa puhas toitu sööd ja nii edasi, siis sa ei pea sellist asja nagu tegema. See tulebki sellest, kõik see hais ja kõik see tuleb sellest ju, mida me tegelikult sööme. Ja muud praegult ei olegi. Samamoodi ma teen selle kuuri, kes on mind jälginud pikalt ja teab, millega ma tegelen ja mis ma siin jagan, siis tegelikult meil tuleb, kas mai lõpus või juuni alguses tuleb ka kehakaalu toode. Ootan väga põnevil tegelikult selle. Ja ongi see, et kui sa eelnevalt oled enda kehapuhastust teinud, soolestikupuhastust, siis selle tootega on väga hea nagu alustada ja ongi tõesti inimesel samamoodi see toode ei ole kehakaalule. See aitabki sul
soolestikupuhastus, aga seal on need kilod, nagu ma olen rääkinud, erinevad parasiidid, mis iganes, kõik jääkained, mis iganes seal sees on, siis see tuleb kõik välja selle tootega. Teed 2-3 kuud, tehtud. Ja näed ka muutus, kui sa tahad kaalust alla võtta 10-20 kilo. See on fakt, et sa võtad kaalust alla, see on fakt, et kõhu ümbermõõt läheb vaiksemaks, kui on selles mõttes. Ja siis juunis näiteks, kui tuleb meil kaalu langetustoode, siis sa asendad sellega ja tarbid seda toodet ja saad oma tulemused saavutatud ja siis ongi kõik. Sa ei pea seda toodet tarbima, sest sa oled oma probleemi lahendanud ja su toitumine on korras ja sa ei taha mingisugust jama, magusat ja nii edasi, sest sa oled teinud kehapuhastuse, sul on kaal all, sul on rohkem energiat, kõige sa liigud rohkem, see on elu muutus tegelikult ju. See ei ole see, et ma lihtsalt võtsin 20-30 kilo alla ja teen samamoodi asju. Ei tegelikult tee. Sest kui sa alustad, siis on ka see, et kõik see toetus siin, vastutuspartner, sa saad aru, mis on hea, mis ei ole, kuidas sa muutud inimesena ja nii edasi. Et sundmõtted, kõik sellised asjad, keha tee puhtaks ja tegelikult täna ma rohkem ei tahagi jagada, tassingi sellisel viisil täna jagada, mida tuleks samm-sammult nagu teha. Mõni live on see, et kus ma põhjendan või seletan või räägin oma kogemust lihtsalt, et aru saada. Ise ka vahepeal tulevadki need asjad meelde, siis tulebki meelde, kes ma olin enne, kes ma olen nüüd. Neid probleeme ei ole, seda probleemi ei ole. Erinevad nagu asjad selles mõttes ja nii on. Nii et kui sa soovid rohkem teada näiteks soolestikupuhastuse kohta ja soovid teha selle kuuri, siis võta minuga ühendust ja ilusat õhtu jätku.